ja nagu läbi vaimsuse millegi asja loomine. Näiteks, kas me teeme ära, on saavutanud populaarsuse üle maailma. Et meil oleks nagu, on selliseid saavutusi, mida me võime vabalt teistele pakkuda. Just nagu kodanikuühiskonna loomine. Teeme ära on ka meeletult populaarne. Absoluutselt. Keegi ei ole kritiseerinud seda. Ongi nii. Et on öeldud lihtsalt seda, et iga aasta on see prügikogus täpselt sama. Ja võib-olla ma nagu, kui ma mõtlen nagu sellist asja, et me ei pea oma asjadega kiitlema. Aga näiteks, kuidas me elame kuidas koolisüsteemis on ka ja võib-olla me üldse pole harjunud nii väga tunnustust andma üksteisele, ütlema, et ma lugesin seda ja see oli, või ma vaatasin su filmi või ma nägin sind esinemas või ma vaatan, et sul on ilus lilleaed või nagu sellist, selline kommunikatsioon ei ole nagu alati normaalne. Inimesed, võib-olla Eesti inimene on lihtsalt vait ja vaatab. Et võib-olla me peaks nagu rohkem ütlema üksteisele, nagu seda peeglit andma. Et siis me nagu kinnistub ka see hea, mida me iga päev teeme ja mida nagu see ühiskond, kuidas me ise seda iga päev üles ehitame. Et tegelikult see sama kodanikuühiskond või näiteks kui ma hakkasin siia Luuniasse tulema, siis ma vaatasin, mida siin tehakse. Ja see meeldis mulle, et ma vaatasin, kas te nagu iga päev on mingid suured kultuurisündmused, et selline ettekujutus jäi. Et nagu ma ei olnud sellest teadlik, aga kui ma hakkasin uurima, siis ma mõtlesin, et huvitav see kohta ma tulen. Nii ja minu jaoks on nagu tähtis ka selle välja ütlemine. Et anda nagu. Imi, ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et see raamat väga meeldis mulle. Mulle meeldis näiteks see, et ma sain lotade kohta väga palju teada. See oli minu jaoks väga põnev. Et selles, ja mulle väga meeldis see, et ilukirjandusel on ikkagi väga suur roll inimeste elus. Et just need halvustavad teosed, mis 50-ndatel ilmusid on nende lotade kohta. Ja kuidas siis hakati nagu hinnangut neile läbi nende ilukirjanduslike teoste andma. Lihtsalt mu küsimus oligi see, et see Pätsi ja Laidonäriga lihtsalt. Ja ma seletan ka seda Pätsi ja Laidonäri, et võib-olla näiteks ma rääkisin Enn Sarvega, ma ei tea, kas Enn Sarv on teile tuttav. Ta on, et nüüd ta on lahkunud meie hulgast, aga ta oli noor õigusteaduskonna üliõpilane, tuli siia Tartu. Ja ta rääkis sellest, enne ta õppis Tallinnas ja ta isa oli kõrgel positsioonil ka Pätsi mingi tervishoiualal minu meelest. Ja tal oli vastuolu koolis, ta ütles midagi nagu selle olukorra kohta, mis poliitiliselt on ja ta pidi vabandust paluma. Kooli juhtkonnas olid inimesed, kes nagu järgisid väga seda, et mida siis nagu presidendi kohta öeldakse. Ja kuna Enn Sarv sõnu tagasi ei võtnud ja isa oli kõrge positsioonil, aga sellepärast isa ei pidanud tagasi astuma. Aga tema nagu ei saanud enam koolis käia, nii et ta õppis kodus ja käis koolis eksamit tegemas. Ja ta pingutas niimoodi, et ta lõpetas 1 aastaga 2 klassi ja tuli õppima siia õigusteadust. Ja ta rääkis sellest, kuidas nad istusid Werneri kohvikus ja kritiseerisid Eesti Vabariiki ja seda olukorda nii, nagu me täna teeme, kui me oleme rahulolematud ja midagi ei juhtunud. Ja kui vaadata 30-ndate loominguid või loomingu neid tekste või mida kirjanikud kirjutavad, siis minu meelest nendes on palju rohkem nagu sellist psühholoogiat ja nagu teadmisi isegi ja kui on praegu, et seal on nagu väga haritud inimeste ja rahvusvaheliselt inimesed, kes liikusid, olid õppinud mitmetes lääne ülikoolides, et väga-väga häid tekste. Nii et kas 30 aastat oli ideaalne, see on ise küsimus, aga üks kunstiajaloolane, tema nimi on Vessi Kaera, ma ei tea, kas kellelgi on tuntud, et ta on juba ka varsti vist 100-aastane, aga me saame väga hästi läbi. Ja ta rääkis mulle möödunud aastal, kuidas nad läksid 36. vist või 34. aastal
emaga Moskvasse. Ja seal oli palju rahvast ja ta mõtles, et mis siin on valesti, mis siin on teistmoodi kui meil. Ja siis ta sai aru, et inimesed ei naerata, inimesed ei vaadanud silma üksteisele. Kõik olid mornid, kõik kiirustasid kuhugile ja ka inimeste pilk ei kohtunud teisega. Ja 36 nad läksid Saksamaale ja ta ütles, kui nad jõudsid juba sinna Königsbergi, siis atmosfäär muutus, kogu aeg atmosfäär muutus ja kui nad olid Berliinis, siis igas bussipeatuses seisis Gestapo mees jalad arkis ja vaatas, et juudid ei läheks bussi ja tema ema oli ka juuditar, isa oli eestlane. Ja ta ütles, et nad ei näinud Saksamaal kusagil naervad inimesi. Ühes välikohvikus siis nad olid näinud, et seal nagu inimesed olid lõbusad, et inimesed olid kõik pinges. Ja kui nad lõpuks jõudsid Prantsusmaale, kuhu neil oli eesmärk minna ja siis jälle atmosfäär muutus ja seal oli jälle nii hea kerge olla. Et tollal nagu atmosfäär, nagu selline emotsionaalne atmosfäär Eestis oli palju vabam kui Venemaal või Saksamaal, nii nagu ta sellest rääkis. Nii et minu arvates nagu, mul on nagu suur õnn olnud intervjueerida selle aja inimesi. Kahjuks nad enamus tõesti lahkuvad meie hulgast, aga sellel on minu jaoks nagu kulla väärtus, et ei ole olemas ainult head ühiskonda, ei ole ainult halba ühiskonda. Võib-olla tegelikult võib-olla küll ainult halb ühiskond ka, kus inimesed tunnevad nii suurt hirmu oma elu pärast. Et või näiteks ajupesust ka sedavõrd, et ma alati mõtlesin, et näiteks kuidagi mul oli ka selline ettekujutus, et kõik läksid kaasa Hitleriga. Ja möödunud aasta, kui ma olin ülemöödunud aasta pikalt Saksamaal, siis ma käisin ka nendes koonduslaagrites ja rääkisin inimestega. Siis see sugugi ei olnud nii, vaid kõigepealt need, kes hakkasid vastu, neid võeti kinni, kõigepealt pandi sakslased koonduslaagritesse. Ole vait, sa ei tohi rääkida. Valimistel nad said ainult ju 38%. See tähendab seda ju tegelikult, et ülejäänud 52 või 62 ei olnud ju rahul sellega. Et see, mida ma tahan öelda, et see lugu, et kui me oleme praegu ka psühholoogilises sõjas, siis see psühholoogilise sõja asi huvitab mind, kuidas inimese teadvusega võidakse manipuleerida nii, et kas sa viid selle teadvuse alla või sa tõstad seda teadvust. Ma olen nüüd tegelikult kiusanud siin, et inimesed saavad küsida mingeid küsimusi, et läksime siin kuidagi väga ajalooliseks kätte ära, et võib-olla tahavad. Võite küsida, julgelt. Aga mida see Võtikvere raamatuküla endast kujutab, see üritus tähendab? Jah, Võtikvere jälle, siis tegelikult ma mingil määral jõuan jälle sinna taga siunatud Eesti aega tagasi, aga see idee on mul pärit ikka kusagilt sealt, kust on pärit mu nagu esivanemad. Ja Võtikveres oli Eestimaa vanim metskond, et 98 või 89 aeg. Jah, 89 see sai 170 aastaseks ja seal on kasvatatud ka mõisa ajal, tähendab seal oli riigimõis, kus kasvatati metsa ja pärast on alati olnud metskond Eesti Vabariigi ajal ja Nõukogude ajal ka. Ja seda varem on 1600 kuskil see koht on olnud osa Laiuse ja Rüütli mõisast, aga siis hiljem jah, oli ta riigimõis ja ma olen sealt pärit ja 98 metskond likvideeriti. Ja see oli nagu mulle nii kurb asi terve meie külale, et tegelikult see andis kõikidele ümbruskaudsetele inimestele tööd. Ja siis me mõtlesime, mida teha ja siis ma olin nagu, siis ma juba õppisin ka Helsingi ülikoolis ja töötasin ajakirjanikuna, nii et mind nagu huvitas just kodanikuühiskond nagu Soome ühiskonnas ka ja üldse Rootsis. Ja me mõtlesime, et mida me saaks teha
Võtikuveres ja me tegime külaseltsi, et juba Eestis hakkas ka kõik see kodukandi liikumine ja kõik nii edasi. Nii et mul oli nagu suur õnn, me olime koos Mikk Sarvega ka sellises nagu Foorum Sünergia, selline Euroopa roheliste organisatsioonis, mis korraldas ka koolitusi, kuidas nagu oma kodukohti aidata. Ükskõik, kus me siis ka elame. Ja no, siis me tegime selle külaseltsi, inimesed tulid nagu päris hästi kaasa ja aga muidugi, kui on ikkagi elatud nagu süsteemis, kus sulle öeldakse, mida sa pead tegema, et nüüd kuidas saada nagu tavalised inimesed kõik ühe mütsi alla, nii et me pidime ikkagi natuke tööd tegema ja mul olid mõned eeskujud Põhjamaades, nii et vana metskonnamaja, mille me saime siis külamajaks, ma panin sinna sildid, et oled väärtuslik ja ma panin nagu häid niimoodi, et inimesed näeksid silme ees, mida me nagu väärtustame. Ja algul nad mõtlesid, et mis see meie park on ja et imbil on nüüd mingi selline luulu peas, aga siis, kui me tegime esimene üritus oli küla ja keskkond ja meie maavanem Margus Oro oli tookord. Ta tuli ka nagu sellega hästi kaasa ja ta ütles, et kutsume Ida- ja Lääne-Virumaa ka ja Jõgevamaa. Ja kõik tulid oma söökide, jookide, luuletustega kohale ja Soome suursaadik Pekka Oinonen, kes oli mind tegelikult kutsunud kohvile, sellepärast, et ma Soome meedias andsin intervjuu, kus ma heitsin just ette seda, et kuidas räägitakse Eesti ajaloost ja nagu selliste Eesti pürgimustest NATO-sse ja selles on niisuguse suure venna hoiakud. Ja mind kutsuti siis Soome saadiku juurde ja meist said tegelikult väga head sõbrad ja me oleme siiani väga head sõbrad. Ja saadik ütles, et kuna Soome külaliikujad tulid ka ja ta tuleb ka kohale. Nii et kui me külarahvas nägi, et Soome saadiku must auto sõidab, Soome lipp on ees, siis nad mõtlesid, et see Võtikvere peab ikka olema midagi väärt, et me võime hakata seda arendama küll. Ja hiljem mul tuli selline idee, et me peame leidma nagu sellele mingi nagu tegevuse ja kuidagi tundus, et see võiks olla raamatuküla, et meie külainimesed ja mehed eriti on kõik saanud keskkonnahariduse, aga jäid tööta, ka noored mehed. Ja mets ja raamat ja paber ja kõik need käivad ka käsikäes ja meil külas ka inimesed tõesti lugesid palju raamatuid, ka nõude ajal. Me ei pääsenud ju reisima, aga loomulikult me lugesime. Loomulikult olid meil fantastilised inimesed, kes näiteks Ivan Deniševitsi mitu päeva? 100 päeva. Näiteks selle raamat, näiteks Soomes korjati see ära raamatupoodidest. Jah, aga meil see ilmus Lennart Meri eessõnaga Loomingu raamatukogus. Et ma toon selliseid näiteid, et meie olime okupatsiooni all, aga et kui sa vaatad neid nagu eessõnasid, siis võib peaaegu arvata, et kõik võitlesid kapitalismi vastu ja nii edasi, aga niisuguste nippidega me saime tegelikult väga head kirjandust lugeda. Nii ja inimesed olid kuidagi nõus, et teeme jah selle raamatuküla ja eeskujud olid ka Süsma raamatukülast ja mingitest teistest raamatuküladest, Euroopa raamatuküladest. Ja tõesti meil on niimoodi, et nüüd on 16. aasta, kui me teeme ja me teeme seda tasuta, me teeme väikseid projekte ja siis saame raha ja ma kutsun kirjanikud ja kirjastajad. Raha me ei võta nagu nende laudade eest, ka kirjastajad müüvad, aga vanasse metskonnamajja me oleme teinud oma raamatukogu, mis siis üks külanaine hoiab korras ja ka tasuta. Aga kõik see, mis nagu toimub, näiteks selle aastal ma ütlesin, et võib-olla jätame 1 aasta vahele. Ja ütlesin, et ei, et ikka imbi me peame tegema. Ja siis me otsustasime, et me teeme nagu võtame selle looduse keskkonna teema, nii et sellel aastal 8. augustil tuleb härra Turovski ja Valdur Mikita ja on veel palju teisi tulemas, et me võib-olla räägime lihtsalt natuke rohkem. Meil tavaliselt on nii palju rahvast, et ma intervjueerin umbes 15-20 minutit, aga inimestel on ka soov nagu pikemalt kuulata. Ja siis
aeg-ajalt tuleb keegi appi, et näiteks möödunud aastal oli ajakirjanik Kristel Kossar, nüüd ta on Trell, et ta aitas mul intervjueerida inimesi ja me püüame aidata nagu müüa nende kirjanike teoseid, tavaliselt meil käib umbes 400 inimest, see on populaarne, on olnud ka väliskülalisi ja estofiile ja tõlkijaid, nii et enda jaoks on ka see nagu suvelõpupidu või kõikidega kokkusaamine ja ma võin küll öelda, et selle tulemusel meie külainimesed on, inimesed võivad palju rohkem kokku ja õieti meil ei ole üldse tülisid. Ja meile inimesed võib-olla kuskil räägitakse taga, aga niisugust tagarääkimist, mida veel nagu leidub Eesti ühiskonnas, et seda ei ole. Ja ma võin rääkida ühe niisuguse nipi ka, koos tegemise nipi, mis võiks nagu aidata vahel, kui probleeme on. Et näiteks just kord, see oli aastaid tagasi, meil olid mingid väiksed niisugused sünnivalud ja vastuolud. Ja siis ma tegin ühe koosoleku ja võtsin vanad sellised plakatid, panin valge poole peale ja ütlesin külarahvale, et nüüd me võtame perekondade viisi ja hakkame rääkima, mis selles perekonnas on head. Mida ta oskab teha, millised need inimesed on, kõik hea, mis tuleb meelde ja ma kirjutasin nende plakatite peale, perekondade viisi. Ja kui inimesed vaatasid siis, kas naaber mõtleb minust nii hästi? Oi. Ja see tõstis kõikide meeleolu. Ja kõik vaatasid kõiki hea pilguga. Nii et tegelikult nagu see on jätkunud. Et võib-olla nagu alguses ma olin nagu selline aktiivsem, aga nüüd meil on igaüks teab, mida teeb, et mina tegelen nagu selle raamatu, ütleme selle programmi kokkupanemisega. Ja mulle meeldib muidugi koristada ka, on hea teha teistega koos mingid talguid ja niimoodi. Aga jah, ja kuidagi see väike küla hoiab niimoodi, näiteks möödunud aasta ka üks pereema võttis lapsed kokku ja Võtiküla lapsed esinesid ühe Võtiküla legendidega. Teine naine õmbles kõigile lastele ühesugused pluusid või sellised hõlstid. Nii et kõik teevad midagi ja see lihtsalt tegemise rõõm, et sa ei saa midagi, aga sa saad hingeliselt nii palju. Ja kui Raamatuküla pidu on ära, siis kirjastajad kingivad meile uusi raamatuid. Inimesed on koos midagi teinud ja see kuidagi, see mõjub nagu hästi, see mõjub nagu palsam. Said sa vastuse? Aga teed seal Võtikperes siis veel nagu mingi elamine on säilinud või mingi vanemate kodu või? Minu vanemad elavad seal, jah. Vanemad elavad, jah. Aga kas te ise elate nüüd praegu uuesti Eestis või nagu ma aru sain, te olite ka aastaid Soomes ära? Aga see ei ole päris niimoodi. Tänapäeval on nii, et ma ei ole üldse nagu ainult Soomes või ainult Eestis, et mu projektid on kõik nagu Eesti-Soome vahel, filmid ja raamatud ja nii edasi. Et tegelikult ma olen nagu pool Eestis ja pool Soomes. Et lihtsalt, et ma õpetan ka Soomes, et ma õpetan oma seda loovkirjutamist, oma sellist süsteemi, mille ma olen välja nagu töötanud. Nii et mul on tegelikult need kaks riiki nagu ühinenud ja see vahemaa nii väike. Nii et kuidas ma ütlen, aga ma olen teistes riikides ka olnud ja see on lihtsalt selleks, et nagu õppida ja areneda ja näha erinevaid perspektiive, kui tahta loominguliselt midagi teha. Et tegelikult on nagu iga hetk on nagu selline ka samal ajal nagu avastamise hetk või õppimise asi, et nii ja nii võib teha asju. See ei tähenda sugugi seda, et teises riigis on asjad paremad kui nagu Eesti riigis. Aga on võib-olla mõned hoiakud lihtsalt, kus sa nagu, kuidas ma ütlen, mul on isiklikult nagu sellist avatust vaja. Et on teatud hoiakud, mis võib-olla mõnikord piiravad, siis mul on vaja sellist teatud vabadust või liikuvust. Aga seda loovkirjutamist õpetate kuskil ülikoolis Eesti filoloogidele või kellele te õpetate? Ei, ma õpetan kellele tahes, et mul on käinud
erinevaid õppejõude, teatriinimesi, tavalisi inimesi. Eelmine aasta me tegime Võtikveres enne Raamatukülapidu ja kandsime mitmed luuletused ette, mis seal meie kursusel sünnivad. Et tegelikult ma ei tee seda koolitust niimoodi, et ma teen, et me ainult kirjutame, vaid ma püüan luua nagu sellise meeleolu või hea rühmatunde, et iga kirjutamine, eneseväljendus on seotud ka hirmuga ikka. Kas mu luuletus on hea, kas ma siin olen liiga emotsionaalne, kas ma olen naeruväärne välja. Inimestel on nagu need sisekõned on, et öeldakse või teadlased on öelnud, et inimene mõtleb päevas 50 000 mõtet ja enamus on nagu negatiivsed või murelikud. Ja see on ükskõik, kas on eestlane või soomlane või sakslane, ükskõik. Ta ikka mõtleb, ei tea, mis teine mõtleb või ikka ta nagu kahtleb endas. Ja see, mida ma teen seal kursusel, et ma loon nagu hea rühmatunde. Eile ma tegin Toilas ühe rühmatunde harjutuse, sest inimesed vaatasid mu filmi ja nutsid pärast ja mõtlesin, et me peame eluga edasi minema, et me peame olema empaatilised, aga me peame nagu selle empaatia toome tänasesse päeva. Ja et ei jää nagu selle mineviku kurbusesse kinni, vaid nagu selle soojuse, mida see empaatia hetk pärast filmi vaatamist tekitab, et me toome selle praegusesse hetke ja et me võime homset päeva selle tundega paremini elada. Siis ma tegin ühe sellise harjutuse, mida ma olen mõelnud, äkki me teeme siin ka. Nii et ja kirjutamine tähendab nagu üks meetod on see, et me võtame mingisuguse teema ja arutame seda ja siis ma panen inimesed kirjutama ja neid tekste ei loe kõva häälega ette, vaid üks selline, mida ma olen siin välja mõelnud, on selline näiteks, et igaüks, kui ta on kirjutanud vabalt ja kui sa kirjutad pliiatsiga, siis mõte hakkab liikuma ja sa avastad ise midagi, mille peale sa ei ole varem tulnud. Sest see juhtub iseenesest. Sa ei pea ennast kontrollima, kõik sõnad on lubatud. Sa võid väljendada ennast, kuidas sa tahad ja võib-olla mõte hüppab siia ja sinna, kõik on lubatud. Ja siis sa võtad sellest tekstist 3-4 olulist lauset ja siis me hakkame rühmas tegema luuletust. Ja tavaliselt seal on nii võimas nagu selline mõju ja siis siis me loeme ka mitu erinevat inimest loeb seda ette, igaüks loeb omamoodi ja ka sellel on mõju. Ja siis toimub nagu jagamine ja see toimub nagu turvalises ümbruses, keegi ei hakka naerma, keegi ei ole pinges ja ma annan nagu töövahendid, kuidas nagu edasi jätkata. Ja ma kasutan ka mingeid draamaharjutusi näiteks, kui on mingi probleem ja et kuidas me vaatame seda probleemi. Ja siis me võtame võib-olla 2-3 inimest ja mingite väikeste, niimoodi, et ma viin nagu sellise olukorda, et me nagu mängime ühe mingi episoodi mingil kombel läbi. Niimoodi, et me näeme seda. No ja see on nagu, on selline nagu perekonstellatsioon, et ma kasutan nagu perekonstellatsiooni võtteid. Okay. Üks on nagu selline. Aga ma ise olen ka, ma õpin kogu aeg neid, et möödunud aastal ka, et ma õpin nagu sellist budistlikku life coaching ut või sellist nagu elu, et kuidas nagu elu treenida või kuidas olla nagu tugevam ja siis nagu budistlik filosoofiast ja huvitab mind ja budism on väga pessimistlik või? Tõesti või? Ma küll ei näe. See on mingi elu on täis kannatusi vana. Ei, oi. Minu mõelest selle ütleb kristlus välja. Mina ei ole, ma olen leidnud, et budism annab vabaduse oma meelt harida ja tegelikult seal on armastuse sõnu mitmetes nagu paljudes uskudes, aga see ei ole usk, vaid see on filosoofia ja ma ei ole nagu ainult selles kinni, vaid on nagu mõnel pool on nagu ka nagu mitmed niisugused see on nagu segatud mitmete filosoofiatega. See on ka New Age'is nagu. No ma ei oska öelda. Mitte ütleme selline klassikaline Hinjana, Mahajana või Vajradayana. No
on ka need, nii et tegelikult see ei ole praegu päris see koht, kus ma räägin kõike, mida ma õpin ja kuidas ennast nagu täiendada, vaid see meetod, kuidas nagu kirjutamise abil vaadata maailma ja vaadata ka enda sisse ja tugevdada end ja igaüks, tähendab iga tekst on oluline, sa võid kirjutada mälestusi oma tulevastele põlvedele, sa võid pidada päevikuid, sa võid lihtsalt hommikul, iga hommik selle asemel, et juua, on selline Ameerika kirjanik ja filmitegija Julia Cameron ja tal on raamat, mis on eesti keeles ka ilmunud, on Tee loovusesse, ma ei tea, kui keegi teab. Eesti keeles jah on ilmunud ja tema räägib nagu hommikulehekülgedest, et sa hommikul tõused üles kõik su mõtted, mis on, et sa paned paberile, nii et enne kui sa hakkad või kohvi jooma või sööma, sa hoopis kirjutad. Ja Julia Cameron on ka mind hästi palju nagu mõjutanud ja ilmselt paljusid inimesi maailmas. Nii et kui sa kirjutad, mida rohkem sa kirjutad, seda paremini sa näed, et tegelikult kirjutamise abil mingit olukorda lahti kirjutades, see on sama, kui sa räägid võib-olla sõbraga ja küsid sõbralt nõu, aga kui sa kirjutad selle välja, siis sa näed mingit olukorda palju paremini, et sa oled ise dialoogis iseendaga ja avad oma loovust, et selleks, et olla ka hea kirjanik, sa pead olema ka hea inimese tundja, et julgema olla nagu hull ja nagu olla inimlik ja julgeda on tähtis, et sa julged armastada ja sa julged rääkida vihast ja armastusest nii nagu on, mitte veiderdada. Tähendab inimene, kes kardab, ta hakkab veiderdama. Ja see veiderdus paistab ka nagu kirjandusest siis välja, et sa veiderdad, sul ei ole nagu kusagilt kinni võtta, sest see veiderdus ei ole nagu seal ei ole nagu kaalu. Mõned ju valivad teadlikult selle veiderdamise, et selles mõttes, et nad saavad ka aru, et nad veiderdavad. Ja, aga veiderdamine siis peab seda väga nutikalt tegema, et see on üks tore veiderdus, üks tore vigur, nii et sa veiderdad ja see, kes ta loeb, ta tahab ka natuke veiderdada. Ma mõtlesin just selle peale, et mulle meenus ka Kivirähu Maailma mõni, et see oli ikka väga tore veiderdav raamat. Raamat oligi veiderdamine. Ja mulle sükke veiderdajale väga meeldis see veiderdamine. No tähendab, Kivirähk on muidugi üks Eesti olulisemaid kirjanikke, et ta tegelikult see, kuidas ta kasutab mütoloogiat ja lugusid, et just sõbranna... klišeesid lihtsalt. Ja ta näitab meile peeglid, et mu sõbranna Taanist just helistas paar nädalat tagasi ja ütles, Kivirähi mees, kes teadis ussisõnu, on nagu väga hästi Taani ajakirjanduse poolt vastu võetud, nii et ta läheb nagu alateadvusse ja tal on midagi öelda nagu inimestele. Nii et kirjutamine, kõik see on nagu, see on tegelikult nagu suur kunst, et ütleme, praegu inimesed lugesid ette niisugusi nagu niisuguse fakte ja raskeid asju, et mina ei kirjuta ju, tegelikult ei ole kirjutanud siiamaani nagu puhast ilukirjandust, aga see, mida ma teen, on see, et mulle meeldib selline esseism ja ma mõtisklen oma raamatutes ja siis ma võtan nagu faktid ja ma võtan inimeste lood ja ma võtan psühholoogia ja nagu ma ütlesin, et ma tihti kirjutan niimoodi, et kellelegi siin varem rääkisin, et on mingi nähtus, et ma näeks seda paremini. Ma hakkan kirjutama sellest luuletust nagu vabas vormis. Ma vaatan seda ja siis ma leian nagu need tundlikud sõnad. Ja siis ma kirjutan näiteks filmi käsikirja, dokumentaalfilmi käsikirja ja ma leian need empaatilised sõnad, mis puudutavad mind ennast. Ja ma ütlen, et kui endal tõuseb nagu kananahk tõuseb, siis ma mõtlen, et siis läheb teistele ka korda. Nii et tegelikult nende raamatute kirjutamine on nõudnud ka mult päris palju nagu niisugust lihtsalt kodaniku julgust ja ajalugu on üldse rohkem nagu meeste käes. Ajalugu teevad rohkem mehed läbi aegade, kuningad ja sõjavägi ja poliitikud on mehed, nii et tegelikult
niisuguse psühhoajalooga ja minna ka niisuguste üldiste hoiakutega nagu ma ei saa öelda, nagu vaielda see nõuab ka julgust, et kui kõik ütlevad, et Päts oli diktaator ja siis sa vaatad nagu seda aega ja leida nagu mingi muu sõnastus ja nagu sõnastada ja vestelda teatud nähtuste ümber, et kes on see ütleja, kes ütleb või kes on see kirjutaja, kes kirjutab, et milline on tema taust. Et vahel on ka inimestel sellist musta südametunnistust, ka perekondades. Näiteks mul on mõned inimesed, kelle vanemad olid kõrgel positsioonil KGB-s. Üks inimene rääkis mulle sellise loo, et tõesti nagu ta ema esindas hoopis nagu niisugust, ütleme, Eesti-aegset maailma, aga ta isa oli ka väga heast Eesti-aegsest perekonnast, aga temast sai kõrge KGB nagu ülem ja see kodune elu oli päris raske, sellepärast et isa oli, kuna ta müüs oma südametunnistust, ta oli aeg-ajalt perele vägivaldne ja kord ta mäletas, et nad läksid emaga ära isa juurest ja isa tuli püstoliga järele ja ütles, et kui te tagasi ei tule, ma hävitan teid ära. Ja see naine on 40-aastane ainult, et üldsegi mitte vana ja ta on väga haritud, ta ei ela Eestis praegu juba pikalt. Ja ta rääkis, et tal on, isa on surnud ja kui Eesti sai iseseisvaks, ta isa esines kui vabadusvõitleja, sai ka nagu kultuurisfääris väga hea positsiooni ja see asi kõik mõjus talle nii halvasti, et ta põeb tegelikult masendust. Et ühel pool oli nagu ema ausus ja teisel pool oli nagu isa kollaboratsioon. Ja kui inimene läheb oma südametunnistuse vastuollu, siis ta on oma südametunnistusega vastuolus. See tähendab seda, et sa peegeldad oma lähedastele midagi. Immanuel Kant on öelnud, et intelligentsus on kohanemisvõime. Kas kollaborandid ei olegi kõik nagu väga intelligentsed, et nad on nagu väga kohanemisvõimelised? No, tähendab, kuidas sa siis nagu kohaned, et milliste väärtustega sa kohaned? Et loomulikult, kui sa, ma ei oska öelda, ma arvan nii, et kohaneda. Et mitte ma niimoodi arvaksin, ma lihtsalt küsin. Me arutleme. No me arutleme jah, muidugi, et jälle, et need inimesed, kes elasid selles ajas ja kui küsimuses on ellu jäämine, võib-olla inimesed pärast sõda tegid erinevaid otsuseid või koos okupatsiooniga. Siiski ma arvan, et möödunud aasta Rootsis mul küsid, et mis on Eestis veel nagu läbi analüüsimata. Ja ma ütlesin, et mulle tundub, et me oleme peaaegu kõik analüüsinud. Aga ma siiski arvan nii, et meil oleks vaja nagu rääkida ka nagu sellest kollaboratsioonist. Niimoodi, et me saaks sellest rääkida nii, et me ei peaks hakkama üksteist tapma. Sest igas riigis ükskõik kus kohas, et on need arhetüübid olemas, et ükskõik millises, kui tuleb okupatsioon, on vastupanuliikujad, on kaasajooksikud, on ohvrid, on pealekaebajad. Mul on nagu perekonnas lihtsalt lugu, mu enda vanaema suutis teha Gestapos koostööd sakslastega ja pärast kui Nõukogude Liit tuli teha koostööd NKVD-ga. Nii et ta oli nagu ütleme selles mõttes tõeline karjäärinaine. Aga mida ta tegi? No Gestapoga tõlki ja suhke teema, aga NKVD puhul ka mingid räpasemad asjad. Nagu et saaks ta jumal tänatud, ta suri noorelt, nii et ta lõhkes peas veresonkone 3-aastaselt. Jah. Nii et tegelikult need ongi nagu sellised asjad, et kuidas me peaks neid käsitlema, kui nad on nagu ja samas mu vanaisad saadeti Siberisse. Just. Ja võt need Eesti lood tegelikult on sellised, et kui sul on kirves pea kohal, et nagu mulle rääkis jälle üks inimene, kelle ema sattus ka NKVD-sse tööle, oli niimoodi, et oli kuulutus, et pakutakse tööd masinakirjutajale. Ja ta läks kohale sellele aadressil ja see oligi NKVD. Aga ta ei teadnud, see oli kõik nagu uus asi ja ta tõesti jäigi sinna tööle. Ja sealt tuli võimalik, sa ei saanud sealt ära tulla. Ja ta lõpuks siis kuidagi õnnestus, aga ta hakkas seal suitsetama ja ta närvid läksid läbi ja nii edasi. Või näiteks on rääkinud Valter Ojakäär ju sellest,
kuidas ta võeti kõigepealt on nüüd kirjutasin ja ma oma raamatus kirjutan ka selle loo, et ta oli noor muusik ja siis muusikakoolis või pandi kõigile valge paber lauale, et liituge kõik komsomoliga. Ja noh, ja lubati orkestreid ja pille ja nii edasi. Noored inimesed kirjutasid avalduse, ei mõelnud midagi. Ja mõtlesid, et saame oma orkestri teha. Ja siis ühel päeval kutsuti nad ühte saali ja pandi uks kinni, öeldi, et nüüd te liitute hävituspataljoniga ja kes on Nõukogude süsteemi vastu, võivad lahkuda. Ja mitte keegi ei julgenud lahkuda. Ja et ma ei tea, võib-olla minust targemad inimesed, võib-olla mäletavad midagi, aga ma ei tea, ma tõesti ütlen nii, et mu enda ema isiklikult, tal on nagu väga kindlad põhimõtted, et ma võin tuua sellise näite, et kui ta tuli tagasi Siberist või ta oli tõesti 18 aastaselt sattus laagrisse või viidi, 24 aastaselt tuli tagasi ja ta sai läbi raskuste külanõukogusse kirjutajaks. Ja ta ütles nii, et inimeste elu oli niivõrd raske, ja külanõukogu esimees ei osanud hästi kirjutada. Nii et inimesed hakkasid kirjutama kaebekirju üks ühe peale. Ja need tulid kõik läbi mu ema. Ja ma tõesti, isegi praegu, kui ma mõtlen selle peale, mul tuleb tõesti nagu kõhtud liblikas. Ja see, mida mu ema tegi, ta luges need läbi ja ta pidi need edasi andma ja ta hävitas need ära. Ja ta mõtles, ja ta ütles mulle tõesti nagu siiralt, ütles nii, et tal oli selline tunne, et kui need lähevad edasi, siis kogu see piirkond, inimesed hävitavad üksteise ära. Aga ta ütles, et see vastu oli selles, et kõik ajalehed kirjutasid, kui hea on Nõukogude Liidus, kuidas kõik areneb. Aga inimesed olid nii vaeseks tehtud ja kõigil oli 60 sajandikku maad või kui palju. Ja et see tõelisus ja reaalsus olid nii suures vastuolus ja inimesed ei rääkinud oma vahel. Et mu tädi ja ema, nad ütlesid, et kui nad tulid tagasi, vaikus oli ümberringi. Inimesed ei vaadanud silma. Mu ema teine tädi ütles, või õde ütles, et ta küsis, miks on nii, miks on nii? Kõik ütlesid, ei, sa saad valesti aru. Meie küll ei näe midagi, et siin probleemi oleks. Ja sest kõik kartsid. Ja nagu, kuidas nagu selle hirmuga kohaneda. Et võt siin on nagu see kohanemisküsimus. Et mina isiklikult arvasin alati, et mingisugune passiivne vastupanu oli kogu aeg. Ma ei tea seda. Vähemalt näiteks minu klassis oli mingisugune klassiõhtutel ikka näiteks minu klassiõe isa. Me käisime klassiõe juures vahel pidu pidamas ja tal oli seina peal Pätsi pilt. Aga siis olid ka Lenin oli seal ja mis siis kunagi oli sinna miilits sattunud, ütles, et miks Pätsi pilt on. Ta ütles, kuidas, et mul on siin kõikide riikide juhid ja mul on muuseum. Et ta mängis nagu niisugust ja naiivset. Või ühel peal võeti välja nagu sinimustvalge lipp. Et või lauldi mingeid eestiaegseid laule, mingeid metsavenna või mingeid asju. Et nagu mingi vastupanu oli. Et me ju et siis nagu see kollaboratsioon või kaasajooksmine. Ma ei tea, võib-olla keegi oskab midagi konkreetsemalt räägida, aga siiski ma mõtlen, et 40. aastal Eesti intellektuaalide kaasamideks samal ajal, kui Vene tankid olid Eestis. Et minu arvates me peaks seda natuke käsitlema, et ajalugu ei korduks uuesti, et me peaks nagu mõtlema, mis meiega juhtus. Et me saame rääkida, et kui me lähtume sellest, et see võib uuesti juhtuda, kui me oleme surmasuus. Et sa ei tea ka täpselt, mis su vanaemaga juhtus või millisesse olukorda või kuidas sinust tehakse pantvangiks. Tänapäeval öeldakse, tal oli komprat. Et need on nagu nii need asjad, sellised. Me ei tohi lihtsalt oma riiki mitte kunagi lasta sinna staadiumis, et otsustavad 2 inimest. Absoluutselt. Just. Aga ma tahan öelda ka niimoodi, et minu raamatus, et tegelikult ei otsustanud ainult 2 inimest, et see olukord oli niivõrd raske ja tähtis on see, et me oskame teha koostööd. Ka praegu on nagu, näiteks ma ei tea täpselt, ma olen nii väsinud, kas või näiteks see põgenike teema. Ma tõesti ei saa aru, kas see on nagu ajakirjanduse üles klopitud
millega müüakse ajalehte, et tegelikult noh, ei saa võtta mingeid põgenikke, siis peab olema nagu koolitus ja programm ja kõik niisugused asjad, et siis riikidel on olemas ka veel nagu arenguprojektid, kus inimesi toetatakse seal koha peal, kus see probleem on. Nii et ma ei tea, kas see on nüüd järjekordne mingisugune mull, mis köetakse, et selle on antud nagu selline energia, mis teeb nagu inimesed nagu ajab ärevaks, sest meil on nagu endalgi raske elu, aga need, kes on nagu majanduspõgenikud, vaevalt, et nad nii väga Eestisse tahavad tulla. Jah, ma arvan, et tegelikult ei räägitagi majanduspõgenikest, et tegelikult räägitakse ikkagi nendest poliitilistest põgenikest, nagu et kel on nagu mingites teatavates riikides raske ja Sest noh, mina isiklikult tunnen nagu mitmeid inimesi näiteks Soome ühiskonnast, kes on saanud varjupaika ja näiteks üks Iraagi kunstnik ja tema ümber on palju teisi kunstnikke ja nad tõesti rikastavad Soome ühiskonda väga. Ja näiteks nüüd oli Soomes Helsingi kirjandusfestival, kus üks somaali tüdruk Inglismaalt ja teine Soomest, nad on mõlemad kirjanikud ja nad on mõlemad kirjutanud Somaaliast ja nad rääkisid sellest, et nad lähevad kohe, kui nad saavad, et nad läheks kohe tagasi ehitama Somaaliat ja näiteks nüüd on Somaalis on presidendivalimised ja Soomes esimesena magistritöö teinud, nüüd ta teeb doktoritööd. Noor naine on üks presidendikandidaat. Nii et tegelikult tavaliselt... Meil jäetaksegi nagu rääkimata see, et kui inimene peab nagu kodust lahkuma, et see ei ole nagu lõbus, vaid see on tragöödia. See on tegelikult tragöödia. Keegi ei taha oma kodunt ära tegelikult minna. Võrdlused on kõikide nende majanduspõgenikega, mis tuuakse. See on ja ärritunud inimesed räägivad majanduspõgenikega. No ei, tegelikult nad ju ei, ma ütlen veel kord, et rõhutada Eesti ametlik seisukoht on ikkagi olnud see, et nendes piirkondadest meile need majanduspõgenikud ei jää seal. Siin ei ole nagu midagi teha, et nagu, aga siin tekib nagu inimestel ka nagu selline õiglustunde peale kuidagi mängitakse, et... Ei, no see küsimus on ju täiesti õigustatud. 44. aastal lahkus siit ju 60-70 000 inimest. Et no, et me võiksime olla solidaarsed. Just, et tegelikult nagu väliseestlased ka, et kui nad ükskõik kuhu riiki nad läksid, nad on ju tegelikult arendanud seda riiki ja need juudid ka, kelle õnnestus ellu jääda ja minna mujale, et näiteks kogu see vaimne maailm, mis oli enne Hitleri võimule tulekut, ütleme, Saksamaa oli psühholoogia uurimustes üks eesrindlikult parimaid riike. Et see, mida nagu Hitler kõigepealt tegi, oli ju see režiim, et need asutused pandi kinni ja psühholoogia ja psühhanalüütikud hakati taga kiusama. Ja kõik see omakorda läks nagu Ameerikasse, kelle õnnestus pääseda. Nii et tegelikult meil oleks nagu, me ei saaks nagu paanikat külvata, vaid vaadata, et need inimesed, keda võiks aidata, nendel inimestel võib olla ka selliseid oskusi, et nad tegelikult võivad aidata ka Eestit. Ja muidugi me jätame nagu täiesti nagu selle loo juures rääkimata meie nendest 60-70 000 mugavuspagulasest, kes praegu väljaspool Eestit on. Mugavuspagulasest ma kasutasin jutuvärkides nagu, et kes pingestavad ka näiteks võib-olla soomlasi kuskilt otsast. Ma tahan öelda, et tegelikult selliste siltide väga hea, aga võib-olla sa kirjeldadki meile, et kuidas soomlased üldse eestlastesse suhtuvad või nad ei räägi sulle? Ei, miks nad ei räägi, ma olen ise eestlane ja ma tahan öelda, et selliste siltide kleepimine näiteks, et mugavuspagulased on ka meelevaldne, et see on nagu rahvavaenlane või midagi taolist, et see, et näiteks Berliinis on väga ja Saksamaal üldse on väga tugevad eestlaste kogukonnad, et kui ma nüüd möödunud suvel ma olin Frankfurdi raamatumessil oma tõrjutud mälestustega, siis ma olin veel neljas linnas, siis ma pean küll ütlema, et inimesed, need eestlased on olnud oma koole, on väga aktiivsed ja tegelikult nad nagu sakslaste hulgas, et nad on levitanud mind, näiteks ma ei tundnud paljusid inimesi, aga mul oli igas linnas oli kuskil keegi, kes tuli, pakkus oma abi või kes nende seal Facebook lehel
liikus info, et ma tulen, nii et kõik olid hästi abivalmid ja oma nagu kultuuri, Eesti kultuuri arendatakse, et me elame globaalses maailmas, et nagu meil on nagu inimesed, kes tulevad meile siia elama, me läheme mujale elama. Et mina elan ka riikide vahel, aga ma kannan kogu aeg oma Eesti juurt. Ma kirjutan Eesti teemal, ma hoolin Eestist, ma olen eestlane, no ma ei saa keegi teine olla, ega ma ei tahagi keegi teine olla. Aga samal ajal ma nagu ei karda ka teisi inimesi, et noh, ma olen toonud paljud inimesed ka endaga kaasa oma riiki, et dialoogis olemine, et ma ei näe nagu väga suuri erinevusi, noh, ma ei tea, eestlaste, sakslaste, soomlaste, eestlaste vahel ja praegusel ajal soomlased suhtuvad väga hästi eestlastesse, et eestlased on nagu noh, see, et noh, võib-olla nagu just siis, kui Eesti sai iseseisvaks ja pürgimused kõik NATO-sse ja Euroopa Liitu, et võib-olla need inimesed, kes olid poliitikas ja kes olid Nõukogude poliitikaga hästi seotud, et sealt tuli nagu sellist tõesti, et ma ei saanud aru, mis see soometumine täpselt on, aga noh, nüüd ma saan. Aga noh, aeg kogu aeg muutub. Nii et näiteks ma võin öelda, et noh, ma elan Helsingi kesklinnas ja seal on hästi palju Eesti töömehi ja meil on nagu hästi tore majahoidja ja see on nagu hästi hea linnaosa. Ja see juugenstiilis majad ja need mehed, Eesti mehed kogu aeg seal värvivad ja teevad midagi. Ja ma kuulen nagu hommikul majahoidja tuleb, ütleb, et jälle eestlased olid tööl, nad on nii tublid, nad ei istu, et soomlased lähevad Google pool päeva söövad ja siis nad on haiguslehel ja nii edasi, aga eestlased teevad kõvasti tööd. Nii et tegelikult eestlastel on väga hea maine. Me oleme nüüd tegelikult üle 1,5 tunni rääkinud. Just. Et selles mõttes, et ma ei tea, kui kellelgi on veel küsimusi, et hakkame nüüd natuke rotsi koomale tõmbama. Et selles mõttes, et rääkida oleks muidugi palju. Aga küsige julgelt, kui on midagi. Mina küsin ühe isikliku küsimuse. Kui teie läheksite üksikule saarele ja võiksite kaasa võtta ainult 3 ilukirjanduslikku teost, millised need oleksid? Oi. Ma võtaks muidugi kaasa, ma peaks ütlema nii, et ma võtaks palju kaasa nagu lihtsalt selliseid vihikuid, mis on tühjad, mis ma hakkaksin seal ise kirjutama. Ma võin päris kindel, et kui ma läheksin, siis ma tahaksin ise kirjutada. Aga alati on raamatud, mis inspireerivad. Ja selles mõttes mul on raske öelda, sest kogu aeg ilmub väga head kirjandust. Ja näiteks praegusel hetkel Helsingis oli ka Helsingi kirjandusfestival ja mind väga inspireeris Mihhail Šiskin, kes on vene kirjanik ja keda on eesti keelde tõlgitud. Ja kuidagi ma olen mõelnud, et ma enam neid ei loe neid, ma ei suuda vastu võtta mingeid neid Nõukogude Liidu asju ja igasuguseid raskeid teemasid, aga ma hakkasin nagu lugema ja see nagu keel iseenesest oli nii rikas, et selle keelerikkuse pärast nüüd ma olen nagu keskendunud Šiskinile, aga on nagu erinevatel eluperioodidel on olnud erinevaid raamatuid, mis on mõju avaldanud, nii et kui te niimoodi küsite, siis ma võtaksin tühjad vihikud, et ise kirjutada. Sulle kõige õige. Aitäh, aru. Nii. Sest mul on just selline periood, kus ma tahan kohutavalt kirjutada. Ja ma kirjutan ka ja ma loodan, et järgmine aasta tuleb uus raamat, aga siis see on raamat kirjutamises, siis ma loodan, et ma saan oma sellise korraliku esimese romaaniga valmis pärast seda. Nii, meil nüüd läks keegi sinna. Mis sealt nüüd siis? Ahaa, sealt tuleb. Meil on selline traditsiooniline kingitus. Soo. Passi ei kingi. Traditsioon. Söödavad film.